Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Tiiu. Tere! Tere! Ja kõigepealt ma tahaks öelda, miks ma Tiiu oma podcasti kutsusin, kust ma üldse Tiiust kuulnud olen ja mida ma hiljem kõike teada sain. Et mina nägin esimest korda sind YouTube'is või ei näinud, ma nägin su kaarte. Sind ju kaadris ei ole, on ja Tiiu siis tegeleb tarokaartidega. Ja mina vaatan videosi, ma olen juba pikaajaline fänn ja nüüd mul tekkiski see tunne, et ma tahan sind oma podcasti kutsuda. Ja siis, kui ma hakkasin vaatama, nagu, oota, mis asja? Ma olen küll kuulnud räppartiiust, on ju, aga ma ei pannud üldse pilti kokku, et see on üks sama inimene, et hästi lahe. Aga tutvusta iseennast natuke paari sõnaga, kaua sa oled tegelenud tarokaartidega, kes sa oled, kus sa tuled, mis sa teed igapäevaselt? Kes ma olen, kus ma tulen? Mina olen Tiiu, ma alati ütlen, ma olen Tiiu nagu talutütrekene, siis inimestele jääb meelde. Minul on tegelikult muusikataust, ma olen praegu 36, enda 20 jooksul ma tegin väga palju muusikat, sealt on ka see räppar Tiiu, siis see nimetus mulle tulnud. Et võib-olla suuremad saavutused olidki Eesti Laulul osalemine, ma olen esinenud festivalidel, ka Eestis, Lätis, Leedus, Positiivusel, Kalapagai festivalidel. Miss International. Ja tuur on tehtud. On ju rahvusvaheline tuur. Baltikumi tuur. Rahvusvaheline tuur on tehtud, Eesti Laul tehtud, mis edasi. Et ühel hetkel mul oli selle muusikaga just selline tunne, et ma kuidagi stagneerun või et ma jään ühte kohta kinni, kogu aeg üks ja seesama. Eesti on meil natuke väike, ka see muusikamaailm on väike. Need kohad, kus esinemas käia, need üritused, kus käia, on ühed ja samad kogu aeg. Ja siis, kui sa oled natuke rohkem sellisem inimene, kes tahab kogu aeg uut kogeda, siis ühel hetkel sul hakkab tekkima tunne, et sa kogu aeg teed sama asja. Konnatiik. Ja see periood sattus mul täpselt nagu enne COVID-et nagu tekkis, vaata, kui meil see suur siis pandeemia siin ühel hetkel maailmas oli. Ja just see siis enne seda ma üritasin siis midagi muud teha. Ma läksin kooli, ma õppisin turundust, social media marketing ja mõtlesin, et ma tahan enda elu äkki nagu kuidagi põnevamaks teha. Ja siis poole kooli pealt muidugi kõik pandi kinni ja siis mul oli, see oli hästi huvitav, kuidas ma hakkasin neid tarosid rohkem nagu niimoodi YouTube'is ja online'is tegema. Ja siis ma jõudsin tarodeni. Olude sunnil. Et muusika, kool, COVID, tarod. Niimoodi see tuli, kui nüüd väga lihtsustatult võtta. Ja ma olen tarodega tegelenud 13-aastaselt saadik. Et kui ma olin 13, siis mu kõige suurem jõulukingi soov vanematelt oli, et ma tahan tarokaardi pakki saada. Aga kust sul tuli üldse see teadmine? Ma olin juba väiksena väga imelik. Et ma olin hästi nagu metsa poole, ma olid väga intensiivsed unenäod, ma mäletan oma eelmisi elusid väiksest peale, väga nagu selline, et mu esimesed mälestused ka, kui ma olen 3-aastane cirka, lasteaias on see, et ma öösel vaatan toas ringi ja mingid olendid käivad, et sa näed nagu rohkemat ja enamat. Ja mul on alati see huvi nagu olemas, et maailmas on midagi rohkemat kui see. Kas sa praegu siiamaani näed? Ja aina rohkem. Et on mingid perioodid, kus ma tundsin, et ma ei taha näha või sellega tegeleda, siis nagu vaibus ära. No sa saad ise ka nagu öelda, et ma hetkel nagu et see on too much. Ja siis ma sellega ei tegelenud ja nüüd on nagu kuidagi suuremaks jällegi ja aina intensiivsemaks see läheb. Aga siis tulles tagasi selle COVID-is, selle, kuidas mu teekond sinna jõudis, et ma selle YouTube'i kanali niimoodi avalikult hakkasin tegema. Et enne kui see pandeemia meil tuli, mul oli 2 töökohta. Ma töötasin turunduses, ühes startupis, mulle väga meeldis selline startupi maailm, seal inimesed on alati sellised, ma tahan muuta maailma, vaata, hästi ja siis tein, et ma olin ka raadios saatejuht, et ma siis juhtisin otsesaadet, et ju siis mulle meeldib kuulata oma häält, bla, 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 et tundide viisi ma võisin seal rääkida ja me helistasime inimestele selline nagu väga interaktiivne nagu saade. Ja siis tuli COVID ja mõlemad töökohad ütlesid, et kuule, et meil on nüüd natuke kööga, ära enam tule. Ja siis mul oli, et mis nüüd? Nagu arved vajavad maksimist ja vaata, elu oli kohe nagu stopp. Ja siis mind valdas natuke paanika. Ma kandideerisin vist, ma arvan, mingi 12 kohta läbi ja ma saatsin neid kodutöid ja üritasin nagu saada. Natuke on hirm ka, kuna meil oli ka maailmas selline hirmu olukord ja seda hirmu ka tambiti meil igal pool, et mis meist nüüd saab. Et selline, et see nagu tõesti tunned igalt poolt tuleb seda, et mis nüüd saab sellist energiat. Ja siis, kuna ma olen neid Taro YouTube'i kanaleid jälginud väga palju nagu inglisekeelseid, mulle endale väga see meeldib, siis ma mõtlesin, et
et aga mul on kodus igav, 2 nädalat midagi pole teinud, tööl ei ole käinud, on ju, igav. Ja siis tegingi oma selle YouTube'i kanali. Paningi oma mingid esimesed videod sinna üles, väga algeliselt kuidagi filmisin neid seal kodus ja inimestel kohe nagu esimestest videotest peale tekkis nagu huvi. Ja tagasiside oli väga tore, inimesed hakkasid kirjutama, küsima, et kuule, et kas sa ennustad ka, et ma tahaks nagu, et sa mulle midagi teed. Privaatselt siis on ju. Jah, ja siis ma et inimesed tahavadki tõesti seda. Ja vaata sealt see natukene hakkas siis veerema. Ja siis kooli kõrvalt paralleelselt ma kuidagi seda siis mudisin ja ehitasin ülesse. Et elu sees ma ei oleks arvanud või uskunud, et ma tahan või julgen avalikult niimoodi täitsa uhuuks nagu minna, et on tarokaardid ja nüüd ma olen kaardimoor. Just tahtsingi küsida, et kui sa räppimisega tegelesid ja alates 13 eluaastast, et kas siis sa tegid seda nagu salaja kuskil kardinate taga, keegi ei teadnud sellest, siis sa kellelegi teistele lugemisi ei teinud? Tegid? Ma tegin sõpradele pereliikmetele, õde või ema või nagu sellised lähedased sõbrannad või keegi ikka midagi tähtsusi küsis ja mõnikord on lihtsalt nagu põnev neid tarokaarte nagu vaadata ja nendega tegeleda, aga ma ei arvanud, et sellest saab nagu töö või et ma kuidagi avalikult siis hakkan tegema. Aga põhiliselt harjutasid ise enda peal? Vaata, endale ennustamisega mul on see, et ma ei saa mitte midagi aru. Mitte midagi. Et praegu ka sa ise endale kaarte ei pane? Ma mõnikord natuke panen ja mingisugused aimdused või mingid juhised ma sealt saan, aga nii selgelt nagu ma teisi näen, ma ise ennast kahjuks ei näe ja see pidi paljude nagu taro lugejate selline paradoks olema, et sa nagu teisi näed ülihästi, aga ennast. Kingsepal endal ikka kingi jalas pole. Et aga ma ei tea, mind ei häiri see, ma olen rahul sellega, mul on väga hea meel või ma olen nii õnnelik, et ma saan nagu kuidagi pakkuda seda toetust või juhatust, et ma olen nii palju kanaldanud ja erinevad tajud on nagu avardunud selle käigus mul endal ka ja mul on tunne, et mõnikord need lugemised, mis ma kas siis YouTube'is teen või enda kodulehel teen või siis ka isiklikult, et inimesed küsivad mul teatud asju või sealt tuleb teatud info, mis ei ole ainult tema jaoks, mis on ka nagu minu jaoks. Et ma ikkagi saan ka ise sealt midagi, et see on nagu selline, mitte et ma ei anna või paku või ei ütle, kuidas sa elama pead, vaid ma ise ka saan sealt nagu sellist head energiat nagu vastu, et mul pole selle vastu midagi. Aga nüüd sul siis YouTube'i see tarokaartide kanal on olnud 5 aastat? 5 aastat, jah. Ja ta läks kohe ilusasti käima? Kohe. Reaalselt esimesest nädalast inimesed kirjutasid, et palju maksab, ma tahan tellida. Kas sa tegid ka mingit reklaami kuskil mujal platvormil või lihtsalt panidki YouTube'i, video jäi sinna ja ise läks? Ise läks YouTube'ist, aga ma tegin minu meelest suhteliselt alguses ka kohe Facebooki lehe endale ja ikkagi Instagrami ka kohe suhteliselt alguses ja siis need 3 kanalit siis olid ja siiamaani on. Nüüd on lisandunud koduleht tiiutarot.ee, et seal on ka siis videod, mida vaadata. Olen vaatanud. Aitäh. Ma iga nädal, iga kord 6 video tuleb, ma olen kohe platsis. Valin kohe sealt endal kaardi ja vaatan ära. Tore, aitäh sulle. Ja aitäh sulle, sest et ma ütlen ausalt, on vaid paar, vaata, YouTube on tegelikult nüüd täis neid taro kanaleid, eestikeelseid, kes laavad sul kaarte. Osad on siuksed, ma vaatan ja vaatan järgmine nädal ja vaatan ka 3. nädal ja no ei samastu, ei saa mitte midagi aru, mis ta räägib. Ja siis on 1-2 kanalit, kes räägivad ja iga kord see on nagu 100% täppi nagu, ja siis sa mõtled, kuidas? Mis sa teed? Kuidas ta teab? Mis ta räägib? Et see ei ole nagu lihtsalt reaalne, et jah, mu elus praegu toimubki siuke asi ja sa räägid täpselt seda, mis toimub nagu kuidas. Ja see ei ole, et 1 nädal läks täppi, see on iga kord niimoodi. Et kui sa tavainimesele seletad natuke rohkem seda taromaailma, kuidas sa neid kaarte loed? Kas seal kaardi peal midagi kirjas? Kas on erinevad kaardid? Kust see info sinuni tuleb? Kas igaüks saab seda õppida? Või peab sul mingi võime olema? Okei, päris palju küsimusi. Sellega on niimoodi, igaüks potentsiaalselt võib sellega tegeleda, et kui see peab sulle endal nagu kuidagi meeldima või silma särama panema või sa nagu tunned seda tõmmet, et sa tahad teha ja see huvitab sind absoluutselt, et sa saad sellega hakkama. Taroga,
mul on ka enda õpilased, kes siis õpivad, on ju vaikselt. Kas sa võtad uusi õpilasi, on sul mingisugused kursused, koolitused? Mul on praegu, ma teen nagu koolitus niimoodi, et videokõne vormis. Et kui keegi vaataja tahab praegu, tunneb, et tahab tarokaart õppida, siis ta võib sulle kirjutada ja saab. Saab, see on hetkel videokõne vormis ja mul vaikselt ka saladuskatte all võin siis öelda esimest korda välja selle, et mul sügisest tõenäoliselt tuleb ka nagu selline online kursuse laadne asi, et ma hetkel sellega teen tööd nüüd suvel. Aga jah, tulles tagasi su küsimuste juurde, et põhimõtteliselt igaüks saab teha, aga seal et ma enda õpilastele räägin, et seal tulevad mängu nagu erinevad tajud, et meil on need kõigil erinevad. Osadel ongi see, et see visuaalne pool, eks ole, kes on visuaalne inimene, et see pilt selle kaardi peal või et see hakkab rääkima või sa näed pilti oma peas. Teistel on jällegi kehataju või kuulevad midagi, vaat et meil on erinevad tajud. Osadel sul võib ka olla kõik korraga, sul võib olla 2 tükki 5, on ju, et ja neid võib ka selle lugemise käigus, kui sa seda avardad, ka veel juurde tulla, nii nagu mul on siis ka nagu tulnud. Igaüks saaks seda põhimõtteliselt arendada ja teha, kui sa soovid, aga sul peab mingisugune nagu selline koht sinus olema, mis paneb silma särama. Ja ma ütlen ka, et ega otseselt neid tarokaarte nii-öelda vaja ei ole. Et lõppkokkuvõttes sa suudad kanaldada ja sa saad selle nagu teadmise, osad on nad lihtsalt selgelt tundjad, kes lihtsalt, et ma tean, et ma pean seda inimesele nagu ütlema, et see hakkab sul ka avarduma. Aga miks ma ikka veel kasutan neid kaarte, sest need kaardid mulle väga meeldivad, ma olen ka ise väga visuaalne inimene, mulle ka meeldib neid vaadata ja ma tunnen, et kui ma vaatan nagu enda kliendi või selle inimese koha pealt, kes minu juurde nagu pöördub, et ta tahab ka midagi nagu näha, midagi käega katsutavat või et vaadata ja see info kinnistub sulle paremini, kui sa ka näed vaata seda sisu või need pilte, sellepärast ma teen ka videod niimoodi, et sa ei vaata mind, vaid sa vaatad kaarte. Ja mul on siiamaani peas nagu visuaalselt see, kus seal oli mingi suve lugemine ja ma tean täpselt, mis kaart, mis värvi ja mis see tähendus oli siis nii-öelda juulis, augustis on ju, kus mis asjad mängu tulevad, et see mulle ka hästi meeldib just see visuaalne pool. Vot ja ma olengi mõelnud niimoodi, et kui mina tahaksin seda lugemist saada, siis ma tahaksin ka nii, et ma näen neid kaarte, et mulle jääb ka siis meelde rohkem ja ma nagu tunnen seda, et kui see kanaldamine ja selle info jagamine on midagi väga sellist, mida sa ei näe ega ei kuule, sa ei saa seletada, siis need kaardid, füüsiline nagu see kaart või mingi ese, eks ole, et see toob nagu siia praktilisse maailma selle, et see on nagu siuke ühendus. Käega katsutav ikka. Midagi on ka siin maailmas, ta loob selle nagu ühenduse. Paljud ei vaja kaarte, paljudel on omad mingid ruunid ja pendlid. Et see on lihtsalt see ese või see toode ja mul on nagu tunne, et see ankurdab nagu siia füüsilisse maailma. Mõnikord aitab paremini ka seda kontakti lihtsalt nagu saada. Et sellepärast mul on väga palju kaardipakke, ma kogu aeg ostan neid juurde, ma olen fanatt nagu selles suhtes. Ja et mina valin kaarte ka selle järgi, et on ilus. Ma just tahtsin küsida, vaata, kui sa teed oma mingid YouTube'i videosi, sa paned sinna alati erinevad valikud, näiteks 3 valikut ja siis sul on mingisugused kristallid ka seal üleval on ja et hästi äge ise nagu valid, et mis kivikene mulle nüüd meeldib ja aga kuidas see läheb nii täppi, et inimene valib ja siis ta kuulabki seda teist kaardi valikut, seda roosat kristalli ja kõik ongi nii, nagu ta elus praegu on. Vot selle täppi minemisega ma ütlen niimoodi, et ma ka enda õpilast ütlen, mida vähem sa muretsed, kas see läheb täppi, seda rohkem see sellel inimesel täppi läheb. Ja mõnikord on niimoodi, et ma ise ka ei saa aru, mida ma räägin. Ja mõnikord ma ei mäletagi, nagu mida ma olen rääkinud, aga iga kord, kui ma ütlen, et vaata neid kaarte ja räägin, mul tuleb lihtsalt automaatselt see nagu tekst minust, ma näen seda tulemas ülevalt ja see lihtsalt tuleb mu suust välja. Vahepeal mõtlen enda asju, aga ma lihtsalt nagu räägin seda, mida mu suu ütlema peab tollel hetkel, ise ei saa arugi. Ja mida vähem aru saan, seda rohkem kliendi tagasiside on see, et issand, see on nii täppis. Ehk siis, kui sa tahad ka hakata ennustama või et proovima, siis mida vähem sa põed, et kas on ikka õige, et kui sa selle hirmu, nagu, mida rohkem sa seda nagu eemaldad ja lihtsalt lased nagu kõigel tulla, mis tulema peab, seda rohkem see on täppis nii-öelda. Aga sa ka enne ütlesid, et mõnikord sa vaatad osasid lugejaid ja sa tunned, et see ei ole sinu jaoks ja osasid vaatad, et see on, et see tähendab lihtsalt seda, et me oleme energeetselt nagu rohkem samal nagu võnkesagedusel sinuga ja siis
sa tunned, et see ongi rohkem sinu jaoks või see ühendub, et see ei tähenda, et see teine lugeja oleks kuidagi halvem olnud, on ju. Et lihtsalt see info võib olla midagi muud, mida tema jagab ja tal on ka need teatud inimesed, kes selle poole nagu siis tõmbuvad, et meil on kõigil omad. Igaüks peab oma leidma. Jah, täpselt, et kellega me nagu haakume, kellega mitte. Ja see on ka okei, kui sa nagu tunned, et okei, see ei olnud minu jaoks hetkel, on ju, siis lihtsalt lased lahti selle. Ma vaatan alati, sul on hästi palju kommentaare seal YouTube videotega all ka, et aitäh, nii resoneerus, aga kas sul on vahest ka negatiivset tagasisidet, mingit eraldi nagu kirjutatakse või jätakse avalikult kommentaare? 5 aasta jooksul 3 negatiivset kommentaari ja ülejäänud, ma arvan, mingi 1000 on siis tuhandeid. Et see on väga huvitav ja väga hea küsimus tegelikult. Hiljuti on väga tulnud teemaks. Viimasel ajal mul on osad kliendid, kes tegelevad ka muusikaga, nii nagu mina enne. Ja seda hirmu, et mida küll keegi minust arvab või et ma saan kriitikat või negatiivset tagasisidet, see teema on praegu väga-väga õhus siis inimestele, et ei julge alustada muusikaga või et mis iganes sulle nagu meeldib, et ei julge avalikkuse ette tulla või alustada, sest negatiivseid kommentaare on hästi palju ja me nagu tohutult kardame seda. Ja minu jaoks ka, kui ma muusikamaailmast tegutsesin, need kommentaarid olid väga õudsad ja väga krõbedad. Ja kui sa võtad ka praegu lahti näiteks Facebookis lähed Kroonika Elu24 vaatad neid artiklid ja vaatad, mis seal kommentaariumis toimub, no põhimõtteliselt see sama jama, et sa teed uue loo, ükskõik mis muusik või laulja sa oled, sealt hakkab tulema nii kole ja sa ei oska mitte midagi. Ja oi, kus ma elasin seda läbi ka ise, et ma nutsin patja, mõtlesin, miks ma ei meeldi kellelegi, sellepärast, et minu sees oli nii suur soov meeldida inimestele, ma oli nagu tohutu konflikt nagu sellega, see tekitas mul väga palju ärevust ka, et ma enda arust teen nagu lahedat asja, mulle nii meeldib, et nagu elan enda unistust, on ju, et see muusikat luua ja siis nii palju sellist jama tuleb nagu vastu. Ja siis ühel hetkel sa pead sellegi kõik tegema läbi, siis ühel hetkel tead, mul oli suva. I don't give a F. Lihtsalt nagu lasin. Ja see oli siis selle räppari karjääri ajal? See oli selle muusika lõpp ja Taro algus. Kuidagi see punkt, on ju. Ja kuidagi mul oli täiesti ükskõik, on ju, vinguga oma ette. Ja kui ma hakkasin Tarosid tegema, täiesti teine. Et samamoodi ma ju panen YouTube'i muusikavideo või ma panen YouTube'i Taro video ja need nagu öö ja päev on need kommentaarid ja mida vähem mind huvitas, et mis mulje ma jätan või et kas see video meeldib üldse kellelegi, seda rohkem tuli positiivset tagasiside. Et see on see konks ja ma olen väga palju nüüd viimasel ajal just enda klientidega ka sellest hirmust ja sellest ülesaamisest. See on huvitav teema, see on praegu hästi õhus. Et kommentaare negatiivseid Taros, kui sa küsisid, ta on väga huvitavad alati, et seal YouTube'is on paar tükki olnud, ma alati neid ka väga loen ja mulle väga meeldib, kui inimesed nagu ütlevad, oi, aitäh, et see läks hästi täppi, ma hästi võtan seda südamesse. Ja seal on olnud, keegi on lihtsalt elanud oma nagu frustratsiooni või oma rasket päeva nagu välja. Õnnelik inimene ei kirjuta ju halvustavaid kommentaare. Põhimõtteliselt on ju, et on elanud välja ja siis minu tulihingelised fännid on hakanud kaitsma mind seal ja siis on ka olnud olukordasid, kus siis esialgne negatiivne kommentaar on kustutatud. Ise kustut, sai sealt vastu. Mul on ka siukseid asju juhtunud. Ja ma ei pea isegi midagi ütlema ega võitlema. Mõnikord ma lihtsalt ütlen, et mul on väga kahju, et nagu see ei resoneerinud sinuga, et ma soovin sulle kõike head ja loodan, et tulevikus äkki see aitab sind rohkem, et kui sa tunned, et see läheb sulle rohkem korda. No midagi sellist, et ma ei saa su päeva heaks teha, ma ei saa su elu korda teha. Kui sa tunned, et sa vajad seda väljaelamist YouTube'i kommentaaris, jumala eest nagu lase käia, et ma ei saa seda ka endasse võtta enam, nii nagu see muusikamaailmas. Ma arvan, et see hoidis mind ka väga palju. Arenguks. Tõenäoliselt ja see hoidis mind tegelikult väga palju tagasi ka. Ja see, ma mäletan, et iga loo välja laskmisega oli hästi palju ärevust, mis nüüd saama hakkab või et kas see ikka meeldib. Ma ei taha seda ka enam kogeda. Aga sa praegu ei ole mõelnud tagasi muusikamaailma minna? Kusjuures
ma vaikselt lähen. Appi kui tore! Et see on ka hiljutine teema, et 5 aastat mul ei olnud üldse seda soovi ega plaani ega mõtlesin, et kui ma lähen tagasi, ma tahan teha midagi uut. Ma ei taha nagu tagasi minna ajas või et seda sama asja nagu teha, aga ma ei suutnud välja mõelda, et mis see siis oleks või iga asi tundus selline, no ma ei tea, võiks teha, aga ei ole päris see. Ja siis nüüd hiljuti viimase paari nädala jooksul, kusjuures on see tagasi tulnud ja mul on mingisugused paar koostööprojekti juba siin hakanud arenema. Kui põnev! Nii et väga õigeid küsimusi küsid, et mul on tunne, et sul ka selgelt nägija need geenid. No selles mõttes minul on teadmine ja tajumine, et kui ma olin 12-aastane, mulle pakuti nägemisvõimet, aga ma panin selle kohe kinni, sest ma olin nii noor ja kui sa ikka midagi siukest näed nii noorest peast, ehmatab ära. Siis mulle pakuti ka kuulmist, kohe paar nädalat peale nägemist, aga selle panin samamoodi kinni ja siis mul lihtsalt jäigi teadmine, tajumine, tunnetamine. Jah. Väga äge. Ja tegelikult kõigil meil on need olemas. Just, ja ma tahtsingi jõuda, et kõigil on, aga mis tasemel, kui palju avaldunud ja mis sa kus kinni oled pannud ja kas sul üldse on vaja neid antud hetkel kasutada, on ju? Ja, et ma võin ka enda nendest tajudest vähemalt rääkida, kui on soovi või huvi. On. Et vaata, minul oli esimene oli kindlasti nägemine ka, et ma näen neid pilte või videoid enda peas, ma näen seda inimest, ma näen ta elu või ma näen teda midagi tegemas. Ja kui ma kanaldan, siis ka see on nagu selline nagu põhiteema. Siis teine on kindlasti kuulmine, et ma kuulen nagu rääkimas, ütlemas, ma kuulen laulu sõnu, ma kuulen teatud fraase, mida ma pean nagu edasi ütlema. Mõnikord isegi ma kuulen oma peas, ütle talle seda, nagu mingisugused sellised asju, et ma enda hingega ka räägin, et minu hing on väga konkreetne ja autoriteetne. Mina Tiiuna olen väga selline bla 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 bla, onju, aga minu hing on selline jah, ei, väga nagu ta ütleb nii lihtsalt ja nii otse kui öelda nagu saab, onju, et seda tajumist. Ma olen teinud reiki kursused läbi, mul on mingid 4 reiki diplomit, ma oskan nagu tervendada ka inimesi, ma seda hetkel ei ole nagu sellega tegelenud, aga põhimõtteliselt ma saaksin, kui keegi tahab, aga reikid, kui ma õppisin, ma ei teadnud, et on nagu ka selline selgelt tundmine või enda kehal nagu tundmine. Ja siis meil oli selline harjutus seal, et 2 inimest, võõrast inimest on ju, mina ja siis üks teine naine, läksime nagu eraldi tubadesse, nagu maja nagu erinevatesse otstesse. Ja siis pead seal istuma, nii-öelda tooli peal näiteks, ja siis, et tunne tema keha, oma kehas. What? Istud seal ja siis järsku ma tunnen, keskendusin, mõtlesin, olen hästi tubli, proovin siis ära, onju. Järsku tunnen, parem põlv hakkab räigalt valutama. Ja mis tuli pärast välja, enne me rääkisime, et tal oli põlveõpp olnud paar kuud tagasi. Ja siis ma sain teada, et selline asi on ka olemas, nagu selgelt tundnud. Mul on seda juhtunud mitte teadlikult, et ma saingi alles siis, kui mul oli seda 5 korda juba juhtunud, siis alles teada, et ma pean nagu midagi ette võtma, et ma ei saa lasta seda rohkem endaga juhtuda. Et ma nagu võtsin teiste inimeste valusid enda peale. Ja see ei olnud siis, kui ma inimesega füüsiliselt samas kohas olin, seda juhtus 4 korda vähemalt, inimene räägib, mul puusaga probleem, ma lähen koju, ma ärkan öösel selle peale, sest mul puus valutab, mul ei valuta mitte kunagi puusad, on ju. Ja ta räägib, jalgade paisted, sa tead samamoodi, mul ei kunagi jalad paistes olnud ja siis järgmine päev on, see ei ole okei. Ja just paar kuud tagasi oli mul selline asi, et inimene kirjutab mulle läbi Messengeri, et tal on alakõhus siin selline tuikav valu ja räägime ja bla 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 ja läheb 2 tundi mööda. Ja ma tunnen, et mul hakkab alakõhus täpselt samas kohas, kus ta kirjeldas see tuikav valu ja ma ütlesin, Angela, nüüd on selge, sa pead midagi ette võtma, et sa ei saa enam teiste inimeste jamast enda peale võtta, on ju. Et ma ei ole sellega niimoodi süüdsi tegelenud, aga see on nagu jah, siuke koht, et võiks midagi ette võtta, enne kui midagi veel juhtub, on ju. Ja tavaliselt minu kogemus on olnud see, et kellel on need kes on need kehatajujad, need on ka väga tervendajad, teiste kehade tervendajad, eks ole, et sul tekibki see, et sa oskad automaatselt teise, et sa saad aru, mis tal viga on, nii-öelda sellega, et sa endal hakkab ka see viga külge. Ja siis sa oskad ka lahendada tegelikult seda. Ja, ma näiteks isa oskab kätega ravida. Ja kui ma väike olin, mul olid kõrvavalud ja siis ta kätega sai mul kohe kõrvavalusid ära võtta. Mingid asjad üle antud. See on väga võimas, ja see on ka,
ei ole igaühe jaoks. Ja nagu sa ütlesid, et sellega võib ka olla see, et sa jäädki koguma neid teiste inimeste teemasid endasse. Kui ei oska ära tõrjuda või kinni panna, on ju. Ja muidugi, taro on ka selline, et see väsitab. Mul on ka teatud klientide arv päevas, mis ma saan nagu teha või et üle selle ma ei saa, sellepärast et kvaliteet langeb ja ma ise väsin ka tohutult ära. Et et sa pead ka hästi jälgima ka ennast ja enda vajadusi ja enda keha nagu. Nagu mul oli sama treeneri tööga, on ju, et kui andsin 9 trenni päevas, siis lõpuks ma ikka tundsin, et peab piiri panema ja siis mul oligi 3 hommikul, 3 õhtul, üle 6 kliendi päevas ma ei võta, punkt. Vot ja nii ongi, et sa tead, kus läheb sinu piir, kus läheb sinu enda heaolu piir. Just. Et, rääkides veel tarodest ja siis nii-öelda sellest, et sa saad võtta teatud arv kliente päevas. Kui tavainimene tahab tarokaartidega tegelema hakata, aga tal ei ole mingit koolitust, kursust võetud, ostab endale kaardid ja siis hakkab nüüd midagi panema. Kas see on ohtlik? On see ohutu? Mis ohud seal on? Süütab ta küünla ja siis avab nii-öelda mingid portaalid, asjad, kanalid. Räägi sellest natuke. Okei, see sõna oht meeldib inimestele, kellele meeldivad hirmud ja kellele meeldib hirmus elada. Et kui sa arvad, et kõik on ohtlik, siis sinu elus ongi kõik väga ohtlik ja siis sa tõmbadki endale sellise ohtliku kogemuse ja enda hirmudega. Ma tean, et seda on väga kerge öelda, et ära muretse, kõik läheb hästi, on ju. Et meil on kõigil omad need hirmud ja mis nüüd saama hakkab, aga see sõltub väga palju, millise suhtumisega me lähme. Kuidas me ise sellesse tarokaarti lähme või et minu esimene kaardipakk ja nüüd ma hakkan tegema. Teed sa ise enne mingeid rituaale, mingeid teatud tegevusi? Mina puhastan ennast ja ruumi helidega. Mulle väga see meeldib. Mul on teatud kellukesed ja tinksad, need annavad vibratsiooni. Kõik, millest me koosneme, meie kehad, meie teadvus on tegelikult võnkesagedus, vibratsioon. Ja teatud sagedused, eriti kui need koos kasutada, nad tervendavad, tõstavad, ravivad, sellega saab muuta ennast ja maailma. Ja ma iga kliendi vahel ja ka enne alustamist ja peale lõppu ma puhastan nagu ennast ja ruumi. Ja kuidas ma seda teen, nüüd saavad kõik teada seda, et ma puhastan seda tegelikult siin, nagu, et ma tõstan need enda nagu kohale siia, sest ma tunnen kohe algusest peale, kui ma hakkasin rohkem nagu tarodega tegelema nüüd, et algusest peale ma tunnen, et ma pean puhastama nagu seda osa endast siin. Kanal. Jah, põhimõtteliselt, et seda ja siis ruumi ja siis iga kord, kui ma inimesele ennustan või endale või et neid kaarte kasutan, siis ma ütlen ka taotluse. Et siis minu taotlus on selline, kus tahad seda võid endale kohandada, aga ma alati nagu, et see soov või kuidas ma tahan asjale lähendada, see peab olema väga-väga kindel mul. Ma ei saa lihtsalt proovime või suva. Ja siis ma ütlen, et kõrgemad jõud, vaimsed teejuhid, kõige kõrgemad, kõige puhtamad inglid, kes tahavad tulla hetkel appi, et palun aidake mul edastada, siis ma ütlen selle inimese nime, et kõige paremal viisil, kõige selgemal, kõige puhtamal, kõige paremal viisil, kõige õigema informatsiooni, mis aitaks teda nagu kõige parem, et nagu see peab olema konkreetne. Niivõrd kõrge, aga konkreetne samas see siht, mille sa endale sead või kuidas sa tahad, et see toimiks. Nii et niisama ei tasu neid kaarte laduda eesmärgi päratult. Kui sa tahad, sa võid, et selles suhtes mina ei õpeta kedagi elama, et tee nii või ära tee nii, et mõnikord on see lihtsalt, see tuleb sul naturaalselt. Kaarte puhastatakse näiteks tulega küünla kohal, sa puhastad, kaarte puhastatakse, mina mõnikord puhun, et see vana energia sealt välja saada, see tuleb ka automaatselt. Kuu ja päiksega ka? Kuuga päiksega neid laetakse nagu neid kive, siis puhastatakse lihtsalt, sa võtad kätte ja sa kujutad ette, et need on nagu erinevaid viise. Igaüks peaks oma sisehäält kuulama, et mis talle sobib ja mis tal töötab, on ju. Siin ei ole õiget ega vale vastust ja kui see inimene tunneb, et aga ma ei taha mitte midagi teha, ma tahan lihtsalt neid kaartidega tegeleda jumala eest, et see kõik tegelikult sõltub sellest, mis on meie uskumuste süsteem. Kui sa usud, et asi on ohtlik, siis on ohtlik, kui sa usud, et kõik läheb hästi, siis kõik, see tegelikult on väga lihtne. Aga jah, ma tunnen, et mul on vaja ennast häälestada konkreetselt mingisugusest teatud punkti, et see oleks väga puhas ja tõenäoliselt sellepärast ongi kõige paremad lugemised need, kus minu enda teadvus ei ole seal vahel. Et see kanalist tuleb ja suust välja, that's it, ei mõtle midagi, lülitada aju välja. Et kes tahab kasutada neid lauseid või seda sa saad endale nagu kohandada, et
sinule endale suupärasemaks või et kuidas sina nagu tunned, et sa tahad läheneda kaartidele? Kohe mul tuli üks küsimus siit veel. Kui tihti sina oma kaarte puhastad, laed, kas peale igat klienti, korra nädalas, korra päevas? Vaata, mul on kaarte hästi palju, et need, mida ma ei kasuta, need on mul sahtlis, aga kui ma kasutan, siis alati enne ja peale igat klienti, kõik need kaardid, mida ma olen kasutanud, ma kohe puhastan nagu ära, ma puhastan need enne, ma puhastan need peale, et selles suhtes kogu aeg või igapäevaselt. Mul on teatud kaardipakid, mida ma kasutan 4 tükki, mida ma kasutan iga päev. Mingid lemmikud? Jah, et nad on natukene lihtsamate piltidega, mis lähevad nende tähendustega rohkem kokku ja inimesel on võib-olla ka nagu kergem haarata seda sõnumit seal, et sellepärast ma kasutan neid 4 ja kui on rohkem teemasid, küsimusi, siis ma nagu hakkan juurde võtma neid, et jah. Kui inimene nüüd tahab endale pakki valida ja küsib, mille järgi ma seda valima peaks? Ma ütlen nii, et vali see, mis sulle meeldib. Aga kui mingi ilusad pildid, siis on mingid koledamad pildid. Aga mul räägin enda kogemusest praegu näiteks, et vaatangi neid kaardipakke seal ja on üks mustvalge, koledad, varesed ja mingid pealuud ja asjad on ja need pikkade nokkadega keskaja, need mis iganes need on ja vaatan, no need on minu kaardid, noh. Ja siiamaani mul on ka päris palju tarokaardi pakke kapis seal, aga see on ainus pakk, mis mind niimoodi kõnetab, et no need on minu kaardid ja siit ma saan kõik vaata kätte. Ja mul on hästi palju ilusad vikerkaartega ja igasugused muud kaardid seal ja no ei ole see. Et hästi huvitav, et võib küll kole kaart olla, aga see räägib minuga. Et peakski nagu sisetunnet kuulama. Täpselt, ma arvan, et sa tegid väga õige valiku, sa ise ka tead seda, et see ongi nii, mingisugune kaardipakk sind tõmbab, et kui sa õppida tahad, siis ma soovitan küll seda põhipakki, see Rider White, et see on kõige kergem sul, kui sa üldse ei tea neid tähendusi. Mul oligi just nii, et see ainus kaardipakk oligi mul esimesed ajad, aastad, ja nüüd alles ma olen ostnud endale ka juurde nagu pakke, ma ei ole nendega tegelenud niimoodi konkreetselt või päriselt. Et ma olen ostnud tal juurde, aga see Rider oli ka sükene, see oli roosat värvi, et nagu ikka mingi kiiksuga, see on see klassikaline, mul ei ole siiamaani seda klassikalist pakki, et ma õppisingi ja tegingi oma asjad selgeks. Või mitte otseselt ei ole õppinud, sest üks asi ongi, et sa vaatad tähendusi ja tead, mida iga kaart nagu konkreetselt ainult tähendab, aga teine siis, kuidas sa nagu loed ja mida sa veel juurde saad on ja pildi pealt vaatad, et nii keeruline teema. See on, siin me võime rääkida tundide viisi sellest. Ja nende piltidega on tõesti see, nii nagu ma ütlen enda õpilastele, minu moto on see, et tunne on tähtsam kui tähendus. Alati. See kaart võib sul tähendada ühte asja, aga kui sul tekib teine pilt, teine tunne, teine kuuled midagi muud, et sul tekib üldse teine ühendus, siis see on õige. Et sellepärast meil ühel hetkel ei olegi neid kaarte enam vaja, et sest ühendud juba otse. Aga jah, see mõnikord lihtsalt kaardipakk aitab, aga tunne on tähtsam kui tähendus. Seda ma raiunud alati, et tunne on tähtsam kui tähendus ja et see on äge ja mõnikord lihtsalt aitab see, et proovi lihtsalt nagu vaadata mingid sümboleid või näha mingisuguseid teisi detaile või et mis tunne su kehast tekib või et tuleb hakata kuulama ise ennast. Jaa. Kuidas sinu ladumistega on? Kas sul on algusest peale mingid konkreetsed, et sa näed, panedki lihtsalt mingid rivid, vasad kasutavad mingid riste ja mingisuguseid teisi mustreid on ja osad panevad ühe kaardi kaupa, et mis värk nende ladumistega on? Aha, okei. See ladumistega see selline keldirist on vist kõige nagu sellisem tavalisem on ju, mida palju kasutatakse. Mina neid üldse ei kasuta. Ma neid tean osasid ladumisi, et kuidas tuleb panna ja kuidas siis traditsiooniliselt asetati ja mis see kõik siis tähendas. Ma väga ei kasuta neid. Kui sa tunned, et see on sinu jaoks, siis väga hea. Mina laon kaartid nii nagu käsi tahab panna. Ehk siis nad on mõnikord segamini, mõnikord õiged kaardid. Sina kasutad tavaliselt mitu pakki korraga? Jah, aga üks küsimus on üks kaardipakk tavaliselt niimoodi, et isegi kui teema on sama, näiteks suhe on ju, esimene kaardipakk ütleb mulle, et mis siin üldse toimub selles suhtes, teine kaardipakk ütleb, et kuidas sinu partner sind näeb, kolmas sa panid ise selle enda jaoks paika? Jah, et sest iga kord, kui ma võtan kaardipakki, siis ma ütlen nagu selle küsimuse talle välja, et ma tahan, et sa nüüd vastad sellele ja siis
iga kaardipakk vastabki täpselt konkreetsele küsimusele, et sa annad nagu ülesande sellele kaardipakile. Nii et igaüks saaks põhimõtteliselt ise oma ladumisviisid välja töötada, nii nagu talle sobib? Põhimõtteliselt jaa, et kuidas sa ise tunned, mõnikord aitab see, et keldiristid ja need need sellised ladumised, et iga kaart nagu räägib siis et vastab teatud küsimusele või et mida see siis tollel hetkel see on mingid olukord ja mis lahendus saab siis mingid sellised asjad, aga mina tunnen, et mõnikord see võib isegi piirata. Ma just tahtsin seda küsida. Lahendus on sul üks kaart, aga sina tunned, et lahendus on hoopis siin. Vaata, see kuidagi see tunne tõmbab sind üldse kuskile nagu mujale. Ja sellepärast ma olen ka endale jätnud, et ma ei taha neid asetada niimoodi ühte kohta paika. Et võib-olla see ka oleneb sinu enda loomusest. Et kas sa oled selline inimene, kellel meeldib plaanipäraselt läheneda või sa oled nagu mina, kes on nagu paneme need kaardid ja vaata, mis saab. Et natukene nagu niimoodi, et kuidas ise tunned, et et mina panen sinna, kuhu lihtsalt käsi tahab selle laduda ja siis niimoodi on, et niimoodi on nagu on. Siis nii on, järelikult nad tahavad niimoodi olla, et selle kaartide puhastamise koha pealt ka enne, et paljud koputavad kaarte, kas sa oled seda ja olen tähele pannud, et nad võtavad kaardipakis, koputavad, eks ole, et selle kohta ka öeldakse, et sa koputad vana energia nagu lahti sealt. Et mina isiklikult tunnen, et kui ma koputan kaardipakist, tal on valus, ma ei taha nagu koputada ja siis ma olen teinud sellist asja, et ma puhun. Võtan kaardipakki, ma puhun mõlemalt poolt niimoodi ja selle puhtaks, ja see soov või see intention, mis ütled oma peas, on see, et puhastan vana energia nagu ära, et sa võib-olla leiad nagu enda viisi on ju, kuidas puhastada või et nende kaartidega tegeleda, et see ongi see, et see tegutsemise ajal sul tuleb. Tuleb hakata jällegi ise ennast kuulama, jah. Kas sa oled peale tarokaartide mingeid muid instrumente ka kasutanud? Sa rääkisid, on sul need kellukesed, mis sinna juurde käivad? Oled sa kasutanud mingeid pendleid, ma ei tea, vardaid, mingid siukseid asju? Otseselt ei ole. Et mul on see pendel mingist ajast tundus põnev, aga ma ei ole sellega väga samamoodi seisab kapis. Aga kes teab, võib-olla ühel hetkel ma tunnen, et nüüd on see pendli aeg. Siis on olemas kapis, on ju. Et mul on isegi hematiidist, see on hästi lahe, nagu siuke kivi. Vaata, mul ka siin vahepeal lõi kristallide kuidas hoog välja, terve kapp sealt täis, mingi 100 kristalli on ju, aga ma ei ole jälle jõudnud süveneda, et vaata siin sellest nii-öelda esoteerika maailmas on ka nii palju eri asju, kuhu sa saad minna ja sukelduda ja iga jänesurg on nagu mega sügav, eks. Et võtadki kristallid, võtad täpselt tarokaardid, pendlid, mis meil veel on mingid ruunid, asjad, kõik on ju, et see maailm on tegelikult nii lai. Ja, kõike. Et see maailm on nii lai, et peabki nagu vaatame seda, mis parasjagu tõmbab, on ju. Et kas sul on veel mingid siukseid, kristallid on sul teemas, on ju? Jah, mulle lihtsalt meeldivad need kivid, nad on nii nunnud. Sellepärast, et kui me räägime nüüd usust ja uskumustest, on ju, et igaüks võib uskuda, mis sa tahad. Uskuda, et Jumal on kirikus, uskuda midagi muud. Mina olen see vana Eesti pagana usku. Mina usun, et kõigil on hing, puul on hing ja kivil on hing ja et ma olen selline natuke hipi. Ja paganlus ei ole mitte kuidagi seotud mingi satanismiga, et see on inimestel hästi kuidagi huvitavalt teada. Et kohe, kui sa räägid... meid on töödeldud sajandite jooksul paraku niimoodi, et see on halb ja saatan tuleb. Mis see paganlus tegelikult on? Paganlus on meie selline naturaalne viis eksisteerida loodusega koos. Et ma ju tunnen, kuidas kivi räägib minuga või et osad, mul on ka need sellised kivikesed hästi erinevad värvilised, et ma tunnen, kuidas üks kivi on rohkem seiklusimulisem, lõbusam, üks kivi on tõsisem. Ehk et sa ei ole veel kristalle nii-öelda pähe tuupinud, mis on mis ja mis tema need omadused on, vaatasin, seal ka on nagu ulmeliselt materjali on ju, iga kivi, mis ta energiad ja asjad on ja et, või siis sa lihtsalt tunnetadki neid kristalle või oled sa kristallimaailma ka süvenenud? Ma niimoodi ei ole otseselt süvenenud. Mul on nimedega väga halb pälu, et ma nende nimesid ei tea, aga ma nagu... Ja videotes sa kätad selle ilusa roosa kivikese. Ja mul on, seda kommentaari mul on olnud, et äkki ütled kivi nime ka ja ma tõesti, I'm sorry, ma ei tea kõik. Mul läheb meelest ära, et mul on kuskile need tõenäoliselt kirja pandud, et mis ma endale ostnud olen. Aga võib-olla see ei ole nii oluline ka, et mis selle nimi on. Ja ma tunnen jah, et igal sellel kivil või igal
puul ja põõsal on oma nagu hing või olemus või kes on lõbus, kes on väga tubli, tõsine, kes on nagu eesmärgikindel. Mina nagu tunnetan neid niimoodi. Ja mulle väga meeldivad loomad ja loodus, et ja ma olen ju 10-aastasest saadik hobustega tegelenud ja selliste hobustega, et see pool on ka. Kuskil ma lugesin, et ratsutamise tõttu sa oled omal mingi mõlemad hüppeliigest ära murdnud ja selgroog ja mis asja. Päriselt, no issand jumal. Ühesõnaga nüüd räägime sellest, räägime hobustest, et ma tõesti 10-aastasest saadik olen sõitnud vahelduva eduga 2 aastat nagu ei ole viitsinud, siis jälle kuidagi intensiivsemalt seda trenni teinud ja tõesti selgroovigastused, hüppeliigesed, sääreluud, puruks, vaagnas, mõrad. Ma olen vaata selline inimene, et ma teen asju korralikult ja intensiivselt läbi, et ma ei õpi kunagi pehmelt, et minu elu on olnud selline korralik sõit. Ja selle ühe kõige hullema selle hüppeliigese murruga mul on nüüd paremas hüppeliigeses 2 metallplaati 2 pool ja 12 kruvi, mis seda siis kinni hoiavad, seda liigest. Ja sellega oli niimoodi, et kuna see oli väga raske õnnetus, siis lõpuks, kui ma kiirabiga sealt hobusega kuidagi hüpates siis või? Kukkusin hobuse seljast maha, et tuligi nagu üle takistuse ja siis kuidagi pööris ma Superman, lendasin sealt. Mu õde on ka ratsutamisega tegelenud ja ma ise samamoodi olen ikka paar korda maha lennanud, aga mitte ühtegi luud ei ole ma murdnud. Et see on, jah. Ma räägin sulle väga põgusalt selle loo, sest seal EMOs lõpuks ma panin pildi niimoodi kokku, et ma natuke surin ära ja ma ärkasin tagasi ellu. Ja see oli väga raske õnnetus nagu selles suhtes, et mul oli kõik selgroog, vaagna, luusmõrad, mul oli nagu kõik jalg oli ribadeks. Kas hobune astus sul kuidagi peale ka? Ma kukkusin kuidagi niimoodi täpselt küljega, et see kraksakas käis jalas kõige hullemalt ja siis ma panin veel puusaga kuidagi sellise hästi halva nurga alt, aga ma lendasin betoonpostist väga napilt mööda, nii et seega läks nagu hästi. Ja vaatame asja positiivselt. Ja ma ootasin kiirabi väga kaua, see oli 24. veebruar, vabariigi aastapäev 2016 aastal, mis on minu teine sünnipäev. Õues oli -26, lumi, jää igal pool, maakoht, lumevallid, see kiirabi tuli mööda jääteed kuidagi niimoodi sinna. Ja ma pool tundi värisesin seal Tallis maas, ootasin kiirabi ja lõpuks, kui me jõudsime EMOsse, ma olin nii nõrk, et ma olin nagu mul paha olla, minastasin ära. Ja käisid korra ära, tulid tagasi. Käisin selles ilusas kohas. Mäletad seda? Mäletan seda väga-väga hästi, see oli väga kaunis ja ühel hetkel ma nagu hõljusin seal ei olnud aega ega ruumi. Lõputu ruum, aeg võis olla 5 minutit ja 5 aastat, sama asi, on ju, siuke koht. Väga armastust täis, väga ilus. Ja ühel hetkel ma sain 2 sellisest kontseptsioonist aru. Ma sain aru, et on olemas üleval ja all seal ruumis ja mul ei ole keha. 2 asja korraga. Ja siis mind valdas paanika, et kus mu keha on. Minu armas kaunis keha, kus ta on, et hästi kurb oli, et teda ei ole enam. Ja ma sain aru, et ma olen üleval, ma pean minema alla. Ja siis ma läksin nagu niimoodi, et erinevate kehade juurde. Ja siis vaatasin, seal on ju keegi sees. Seal on ju keegi sees. See mõte käis mul nagu läbi, mis on nagu väga out there. Ja siis ühel hetkel ma nägin, see on ju minu keha ja saad aru, see joovastav, ülevoolav, see õnnetunne ja see et ma leidsin ta, ma armastan teda ju nii palju ja ma läksin oma keha sisse, siit, selle koha pealt, ma ei tea kuidas, ma läksin nagu enda kehasse tagasi ja tollel hetkel ma ärkasin seal EMOs üles ja niimoodi tegin silmad lahti ja minu selle voodi ümber olid kõik arstid õed niimoodi et selline kogemus. Ja nüüd tuleb põhipoint. Paar nädalat hiljem mul tuli meelde oma unenägu, mida ma olin näinud siis enne õnnetust. Enne õnnetust ma olin näinud unes, et minu juurde tulid minu vaimsed teejuhid, ehk siis teised minad. Oota, mul on külmavärinad praegu. Nii. Nad tulid seal unes mu ette, ma ei tohi näha nende nägusid, ega see ei ole oluline, aga ma nägin nende kehasid nagu alumist otsa või kuidas nad nagu välja näevad, need on nagu teejuhid ehk siis teised minad. Ja nad ütlesid, et see ei ole sinu praegusesse ellu nagu sisse kirjutatud, et sa peaksid sellise õnnetuse ja surmalähedase kogemuse läbi tegema, aga kui sa soovid, me pakume sulle sellist võimalust, et sa kukud hobuse seljast, sa murrad omal jalad ja selgroogi ära, sul on 6 kuud intensiivset taastusravi, sa õpid uuesti kõndima, et sul on võimalus teha selline kogemus läbi.
ja saad aru, seal unenäos ma olin, aitäh, jess, ma olen nii õnnelik, aitäh, et te pakute mulle nii head asja. Ja võtsid vastu. Ja võtsid kohe vastu, et teeme ära ja paar nädalat hiljem tegingi. Et kõikide nende õnnetuste ja nende suurte läbielamiste, rasked suhted ja kõik see, kus sa läbi käid, siis tea, et sinu hing on jess, ma tegin seda. Ise valisin ja kusjuures nagu saabki juurde, et siis ma õppisin ka seda, et sa saad enda põhisaatusele nagu juurde valida, et väiksed ampsud. Et mul oli aega siis vist seda teha või et ma olin valmis ka nagu psüühiliselt siis sellist kogemust tegema läbi ja siis ja nii ongi. Ja see võib-olla rahustab ka teisi inimesi maha, et see raskus, seal on mingisugune suurem nii-öelda mõte siis mängus, see eesmärk täpselt, et selline lugu. Aga kas sa arvad, et kui inimene magama läheb, et siis samamoodi see hing, kas ta käib kehast välja, on ta mingi nööriga ühendus, ma kuulnud on siuke nagu silver cord, ehk nagu siuke mingi hõbedane nöör või niit, mis siis on su hinge ja keha vahel, kui sa magad, siis hing käib nii-öelda ära, tuleb tagasi, et vahest see ongi su nagu üles ehmatad ennast, et siis ja siis mingi uneparalüüsid asjad ja. Neid ma olen ka kogenud elu jooksul päris palju, et ma olen ka seda hõbedase niidi teooriat kuulnud, see on kuidas kellele, et kui see sind ennast huvitab ja sinu enda hing on natukene selline seiklusimulisem, siis paljud käivad ju teistel planeetidel, kohtuvad teiste olenditega, kaasa arvatud ma ise olen seda teinud, mingid perioodid, kus on nagu see olulisem olnud minu jaoks, tulnukad ja planeedid, et aga kindlasti meie alateadvus tohutult avardub ja une ajal sa oled natuke rohkem nagu tõeline sina või et see nagu kõrgem pigem praegu me magame, jah? Pigem ma ütleksin niimoodi, aga naudi seda und, et elu on elamiseks. Et une ajal ma olen ka väga palju enda teisi elusid näinud ja ka teistel planeetidel käinud, et kui sa soovid sellega tegeleda, une ajal ongi nagu tõenäoliselt kõige kergem siis seda teha läbi. Aga kas sa siis enne magaminekut mõtled konkreetselt, nüüd ma tahan seda minna tegema ja sinna rändama või lihtsalt jääd magama ja see lambist juhtub või pead sa alati mingi taotluse enne magama minekut ütlema, pead seda harjutama? Mõlemat, et kui mingid asjad juhtuvad sinuga, sest need peavad juhtuma sinuga, sest sa lihtsalt peadki tegema sellise kogemuse või unenäo nagu läbi ja sealt infot saama, need tulevad iseenesest, mul on selline tunne, et igal inimesel on nagu erinev ja mõnikord sa võidki edastada selle taotluse, et ma tahaksin külastada oma mingit teist elu ja minul on tavaliselt nii, et see nagu samal ööl ei juhtu, see tuleb nagu paar ööd hiljem või nädal aega hiljem ja siis mõtled, mis asi see nüüd oli ja siis sul tuleb meelde, ma kunagi ju tahtsin seda, et see on hästi huvitav, et tavaliselt kohe nagu kohe kõike võib-olla ei saa. Mõeldaks, et aega pole olemas selles suhtes on ju, et ja iga asi juhtub õigel ajal ja need sinu paralleelelud on ju ka samal ajal, sa elad neid on ju läbi, et uni on vägagi selline hea hetk, millal rännata. Nii põnevad teemad, aga viimane teema, mis ma tahan veel puudutada, kalisteenika. No. Saad sa aru või? Scrollin mina üks päev Instagramis ja siis tuleb mul ette video, on spordisaal ja siis mingi naine hakkab riimi panema nagu spordisaalis, lõuatõmbetorud ja kõik asjad, siis ma nagu, see hääl on nii tuttav ja siis ma vaatan, oota, mis asja, ma kuulan põhimõtteliselt iga nädal seda häält on ju YouTube'i kaudu, mis asja, sa tegeled kalisteenikaga. Kus sa sinna jõudsid? Nii lahe. Jah, mulle meeldib trenni teha, mulle meeldib sporti teha, ma tegelikult olen selline jõusaalis käia ja peale hobuseid siis ka. Kalisteenikasse tuli imelikult, mul on praegu sellest tegelikult väike paus tekkinud sellesse kalisteenikasse, need videod said filmitud eelmine sügis. See oli väga lõbus neid teha või kalisteenika tekkis siis, kui mul jõusaalis hakkas natuke igav ja siis ma mõtlesin, ma tahan kuidagi, mu keha tahab mingit muud moodi natuke liikuda, et mulle jäi võib-olla väheseks või kogu aeg see oli hästi selline kordus, et sa teed jõusaalis ühte sama asja ja selleks, et tüütas ära. Kuskile jõuda, et selles ei ole ka midagi halba, et see arendab sinust sellist distsipliini ja sul on rutiin ja sa pead nagu selle juurde jääma.
kalisteenika oli minu jaoks väga selline lõbus ja noh, et ma tegelen sellega edasi. Praegu on väike nagu siuke pausihetk sellesse nagu tekkinud, aga see on midagi väga põnevat ja su keha, ja sa avastad, kui palju sinu keha nagu suudab teha või mis asendis või ja mingid väiksed. Sa avastad mingid lihasklubid. Sest mul valutasid mingid sellised kohad kehal, mis ma ei teadnud, et inimkehal on lihad. Ja siis ma ütlesin ka treenerile, et ma ei saanud aru, et lihased ongi sellise koha peal, kuidas see nagu ma ei saa istuda, astuda. Mis me tegime? Et ma väga soovitan, kes ka tunneb, et on selline põnev, et see on tõesti, sinu keha õpib ennast liigutama täiesti uutel erinevatel viisidel. Ja minu meelest see näeb väga lahe välja ka. Et kui sa teed ikka lõuatõmmet või muscle up'i, siis see näeb hästi selline cool välja. Et see pool ka nagu. Aga need riimid, mis sa seal panid, kas need tulid sul otse koha peal laivis või sa valmistasid ette? Need on ette valmistatud. Et mina ei ole selline, kes koha peal teeb. Seda ma tahtsin küsida, aga kui sa oma nii-öelda räppari karjääri ka tegid, kas sa siis ka kanaldasid neid sõnu, kus sul inspiratsioon tuli nendele laulusõnadele, riimidele? Seal peab ju riimuma kõik, on ju? Seal peab kõik riimuma. Et mina olen selline, kellele meeldib väga sügavaks minna ja väga palju selliseid detaile või varjatud peidetud seda mõtet, täpselt sinna sõnadesse toppida. Et sa esimese korraga kuulad, siis kuuled ühte asja, teise korraga hakkab sul nagu niimoodi mõtte käima. Ja seda sa ei saa tekitada koha peal. Nagu, et need, kes on sellised, et sukse freestyle ja koha peal nagu teevad, need tavaliselt see on ka väga äge, et nad suudavad nagu toota seda niimoodi lihtsalt koha pealt, on ju. Et seda saab toota, aga minu jaoks need sõnad alati, kuna sa pead neid kiiresti mõtlema, su aju peab kogu aeg nagu tegema, ta jääb natuke lihtsaks, ta jääb nagu selliseks, et okei, see on cool, aga seal see sügava mõte, mida mina nagu otsin, et seda sa pead natukene nagu mudima ja läbi mõtlema, et kuidas seda sinna panna. Et need kalisteenika riimid olid niimoodi, et see treener ütles mulle, et teeme midagi lahedat, ja siis ma ütlesin, et anna mulle ette küsimused või teemad. Ta andis nagu mõned ja siis ma nagu kirjutasin või et vastasin nagu sellele, et ja siis sealt see tuli. Aga muidu enda loomingus muusika on alati enne, et sul peab olema mingi beat, et sa tead, kui kiire see on, sa tead, kas see on kurb või rõõmus või et mis emotsioon sul hakkab nagu tekkima seal, ja siis sa kirjutad nagu selle peale, et mis sul sealt tuleb või et mida sa täpselt koged elus, mõnikord on see emotsioon, mille sa sinna paned, et pigem nagu niimoodi kirjutan. Hästi lahe. Aga kui nüüd inimesed tahavad vaadata YouTube'ist Taro Ennust, siis sul on kodulehel eraldi on ja veel ennustused ja vastuvõttudele pane oma kanalid siia, sotsiaalmeediad, kus sind leida saab? Kui sa tahad ise tellida endale lugemist, ma ütlen nüüd. tere@tiiutarot.ee Vot niimoodi, see on siis see meiliaadress, see põhiaadress, kus see kirjutada saab. Tasuta videod on YouTube'is, et kui sa tahad enne tutvuda, sa saad tasuta vaadata läbi, et kuidas ma neid lugemisi teen ja milline see välja näeb. Tasulised väikese pileti hinnaga, kõik on alla 10 €, on kodulehel. Sul on nii lahedad hinnad 7,77, need hästi siuke ilusad numbrikombinatsioonid. Minu meelest ka, et jah, need on, ma meelega panin nagu sellised alla 10 € on kõik, et ma sellest üle nagu nendega ei lähe ja ma tahan, et see oleks nagu selline kättesaadav kõigile, et see ei ole nagu selline, et ma nüüd hakkan miljonit ajama kokku, see on midagi sellist, mida mulle endale meeldib teha. Ja ma tahan, et see oleks nagu selline kättesaadav ja et kõik saaksid nagu vaadata või kogeda, et tiiutarot.ee seda saab teha. Ja Facebook ja Instagram, et YouTube, Facebook, Instagram on need sotsiaalmeediakanalid. Tiiu Tarot. Megale, mina megalt soovitan. Aitäh, et sa tulid, väga põnev oli. Aitäh ka sulle ja ma sain ennast siin natukene tühjaks rääkida jälle. Nii et suur tänu kõigile ka vaatajatele ja ka sulle. Tšau! Tšau!